Ja siit tuleb hea uudis kõigile raadiosõpradele, sest et GarageBandis on võimalik võtta uue projekti alt põhjaks podcasti. Podcast ehk siis taskuringhääling või siis internetiraadio ja antud juhul, kui ma siia uue projekti valin, panen nimeks raadio ja Great muutub GarageBand raadiostuudioks. Nii nagu raadiostuudioski on kindlasti olemas seal diktorid. Male voice on siis diktor 1, female voice on siis naishääl, diktor 2. Jingles rada on mõeldud selleks, et kuvada siis vahepeal või lasta internetis vahepeal inimestele ka raadioreklaami ja võib-olla siis mingit raadioreklaammuusikat. Ja podcast track võimaldab siis lisada pilte oma raadio eetrist või siis esinejatest või siis raadiodiktoritest. Nimelt mul on praegu hetkel siis lahti meediabrauser. Meediabrauserisse ma saan, kui ma klikin siia nupule, alumisel nupule meediabrauser ja siit fotos alt saan siis katta ära kõige esimese raja. Nimelt siin rajal siis oodatakse pilti ning ma lohistan selle pildi siia rajale ja on ka näha, millisest ajahetkest see pilti mängima hakatakse, ehk siis millisest ajahetkest seda pilti kuvatakse. Need pilte saab siia lisada ka loomulikult mitu, ehk siis mitu erinevat pilti. Mängitakse ühte pilti, siis mängitakse teist pilti, kolmandat, neljandat, viiendat. Vastavalt, kuidas raadiosaade siis jaguneb erinevateks tükkideks, osadeks. Nüüd võime katsetada, kuidas lindistab ennast siia näiteks meeshääl. Ja meeshääle lindistamiseks mul on vaja kindlasti minna ja sättida paika meeshääle mikrofoni sisend. Hetkel on mul selleks Mono 1, Quad Capture, monitor on loomulikult off hetkel, sest ma ei taha, et see heli kostaks topelt. Ka on võimalik minna ja sadistada ära naishääl, kui mul oleks siin võtta kuskilt üks tütarlaps, kes võiks samal ajal ka siia raadiosse sisse rääkida, siis ma kasutaksin teda. Ja näiteks teise mikrofoni sisse rääkides. Ja reklaamid tähendab siis seda, et ma võin tõepoolest siis võtta kellegi, võib-olla ka hoopis eetrisse külalise, kes siis on minu ja siis võib-olla teise diktori külaliseks ja me teeme temaga intervjuud. Ja loomulikult on võimalik minna ka hoopis vahepeal siis meediasse, valida hoopis mingisugust muusikat taustaks. Nimelt on võimalik võtta ka audialt GarageBandi poolt varem koostatud projekte. Näiteks mul on siin Loop projekt, mille ma saan siia loistada ning GarageBandis loodud muusikat kasutaksingi näiteks antud juhul raadiosaate põhjaks. Võin seda ka kuulata. Nii, ja võime katsetada ka näiteks pealelugemist, raadiosaate pealelugemist, kui mul on kõik mikrofonid paigas, katsetatud. Siit on siis näiteks, et näiteks mikrofon hetkel töötas, paneme siis rek nuppu ja teeme katset. Nimelt on mul siin näha ka, et hoopis ajaühikuks või on siin all hoopis aeg. Nii et kõik käib sekundite haaval. Ja lindistame. Tere tulemast Noorte raadiosse kuulama saadet, mille nimi on, ja ma arvan, et selle saate nime võib hoopis öelda naisterahvas. Nii, ja võib-olla lindistame uuesti algusest peale. Kuulame ja ütleme siis selle järgmise lause lõppu. Tere tulemast Noorte raadiosse kuulama saadet, mille nimi on meie kõige vingem raadiosaade. Ja vaatame erinevust. Nimi on meie kõige vingem raadiosaade. Saadet, mille nimi on meie kõige vingem raadiosaade. Okei, loomulikult jäid peale hetkel ka klaviatuuriklõbinad, kuid nendest tuleb kindlasti siis vabaneda. Ja kindlasti jälgige, et teie stuudio oleks võimalikult helikindel, et mikrofonid oleksid võimalikult pea lähedal, et kõrvaklapid oleksid peas, et te oleksite siis, kuulaksite
mida te parasjagu mikrofoni räägite ja mis helid veel raadiosse kogemata äkki peale jäävad. Podcasti puhul muidugi õnneks see hea asi, et te saate siis kõigepealt oma raadiosaate valmis lindistada ning siis selle alles eetrisse anda. Ja ennem seda siis kõik nii-öelda vead ära parandada, mis kogemata tekivad. Et asi ei ole nagu nii-öelda laivis, ehk siis päris eetris pidevalt. Aga siin siis GarageBandi podcasti projektist